Oleme läbimas seeriat Ihu, hing ja vaim. Täna keskendume keskmisele, see on hing. Läheme korraks meenutuseks 1. Thessalonika kirja 5. peatüki ja 23. salmi. Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ja teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Tsiteerin ja parafraseerin eelmisest seeriast Hailit. Ihu on meie füüsiline, kogetav, väline osa, mille abil on meil kontakt välismaailmaga, meie nähtav, väline kuju. Hing on psühholoogia valdkond, eneseteadvus, isiksus, reaktsioonid, tunded, otsused, mälu, kogemused. Vaim on inimese sügavaim osa, ühisosa Jumalaga, kui me oleme tema omad, ainuomane inimesele. Hinge ja vaimu on keeleliselt ja kultuuriliselt korralikult segatud. Ja me oleme tihti suures eksituses, kimbatuses. Las ma toon sulle näiteid. Mõned neist on üle võlli kalambuurid. Köster ütleb Tootsile: sina inimese loom pead oma hinge eest hoolt kandma. Ja ta küsis imeliku käest, kuda selle hinge eest hoolt kanda? Või siis, kuda selle hinge eest hoolt kanda? Imelik soovitas hinge niidiga kaela riputada. Meil on vaimulikest hingehoidjad. Poest võib osta mittekristlikku ajakirja Hingele pai. Ja siis palju rahvalikku keelendeid, nagu hing paelaga kaelas, puges hinge, hing sees, vaimne tervis. Hingetuna langen su käte vahele, hinge heitma, hingusele minema, hing sai täis, kaunis hing, vaevu hingitsema, hingelised üleelamised, hingelised kannatused, mida hing ihkab. Terves kehas terve vaim on ju paras tohuvabohu, eks. Võib äkki tekkida ka küsimus, et mis on siis selle hinge ja vaimu vahe? Mis neid eristab? Hing tähendab olla elule omistatud. Aga vaim on meie kuuluvus, mida kristlastena mõistame, et me oleme osa Jumala kuningriigist ja Jeesuse järgijad. Kuuluvus. Aga vaim on ka ühendus, kommunikatsioon, palve, vaimu kuulamine, vaimu juhtimine. Arusaamiseni hingest vaimuni jõuab vaid siis, kui aktsepteeritakse, et vaim on meie kuuluvus. Kas joone all või joone peal, Kristusega lepitatud ülestõusmiseks ja igaveseks eluks või kaduvik, määramatus, teadmatus. Toon ühe näite sulle. Audi RS6, C8 mootor, suurepärane saksa inseneeria, füüsika, see on ihu. Bensiin oktaavarvuga 98E, rafineeritud, puhtaim võimalik, kütus, potentsiaal, vaim. SAE 0 V40, parimate omadustega õli, et kogu kaadervärk toimiks, kinni ei jookseks, õlituskanalites vabalt voolaks, paneks asja toimima, jõuaks igale poole, iga temperatuuriga, kas siis külmkäivitusel või ringrajal ekstreemsetes tingimustes. Hing hoiab töös. Hing on meie elus olemise maine sisu. Aga vaim on meie elus olemise sügavaim identiteet. Meie elus olemise igaväikuline perspektiiv. Ma loodan, et sa oled kaasas minuga. Läheme loomise ja loo juurde, täitsa algusesse. Ja Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast ja puhus tema ninasse eluhinguse. Nõnda sai inimene elavaks hingeks.
see tekst on võetud loomise loost, üsna piibli algusest. Aga inimene langes pattu ja tunnetas peagi oma alasti olekut. Aadama ja Eeva füüsiline alastus paljastas hinge alasti oleku ja seejärel vaimu lahusoleku reaalse tajumise. Füüsiliselt nad said endale ihukatteid valmistada, aga vaimus oli patt ikka alasti. Läheme veel ühe alguse loo juurde. Aga enne veel peame käima ühe lõpu loo juures ära. Me loeme Luuka evangeeliumist ühe salmi, peatükist 23:46. Ja Jeesus hüüdis valju häälega: Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Ja seda öeldes heitis ta hinge. Jeesus suri. Tema füüsiline ihu maeti Joosep Arimaatiase hauda ja seda ihu ei leitud enam mitte kunagi. Aga Jeesuse vaim oli usaldatud Jumala kätte, Isa kätte. Tema hing oli maapealse eksisteerimise lõpetanud, aga ometi hiljem tundis ta jüngreid nimepidi. Meie vaimolend on määramatult palju suurem kui meie füüsiline ihu ning selle toimimiseks vajalik hing ei suuda seda ära mahutada. Aga me vajame siin maal hinge. Vajame seda selleks, et elada. Õpetussõnades teises peatükis 6-10 salmini on öeldud, et Issand annab tarkuse. Tema suust tuleb tunnetus ja arukus. Tema talletab õigetele edu, on kilbiks neile, kes elavad laitmatult, kaitstes õiguse radu ja valvates oma vagade teed. Siis sa mõistad õiglust ja õigust ja seda, mis õige on, kõiki häid teid. Sest siis tuleb tarkus su südamesse ja tunnetus hakkab meeldima su hingele. Tunnetus on pigem vaimuand, aga see võib väga hästi meeldima hakata ka hingele, sest selles on tasakaal, enesekindlus, rahulolu. Issanda tarkust, tunnetust, laitmatut elu, õigust ja õiglust taotlevalt võib elu hingele meeldima hakata. Aga selle roosa ja ilusa juurest teen ma kannapöörde ja palun teil Mokos lugeda piiblist ühe pisut suurema lõigu. See on 2. Peetruse kirjast, 2. peatükist, otsast peale lõpuni välja. Ja seejärel järgnevad arutelu küsimused. Õnnistatud pühapäeva sulle!